Need on videod tulekahjust, mis leidis aset eile Tallinnas Betooni tänaval, kus põlema oli süttinud metallijäätmete firma Kuusakoski laoplats. Põlengut oli näha ja tunda päris pikalt Tallinna kohal. See, millest süttis eile Kuusakoski metallikogumisjaam, pole veel päris selge. Seal on tulekahju põhjuseid võimalik välja tuua päris mitmeid ja pole võimatu, et ka sinna sisse sattus mõni selline element, mis lihtsalt põhjustas tulekahju. Aga veel tõsisem on see, et inimesed ei viitsi prügi sorteerida ja erinevad akud ja muud asjad satuvad nendesse konteineritesse, mis panevad aga põlema näiteks prügiautod. Eesti keskkonnateenused teenindavad üle riigi mitmeid piirkondi ning kahjuks on viimastel nädalatel sagenenud olukorrad, kus prügi on kogumisel põlema läinud. Seda on juhtunud ka varem, me juba mitu aastat oleme turul ja iga aasta mingi koorem läheb põlema, aga imelikul kombel just viimased nädalad on väga tõsiselt juba muret tekitavad. Need juhtumid on iga 2 päeva tagant, nagu me oleme juba seda rääkinud, ja nad on väga erinevad. Et see paneb tõsiselt mõtlema, kas inimesed on korraks unustunud sorteerida. Keskkonnateenuste puhul on need eristunud piirkonnad, mis pealinn ümber. Seega suuresti eramajade rajoon, kus tundub, et prügikasti lendab valimatult kõik, mis majapidamises üle jääb. Oli alles põleng, kus prügikastis oli hõõguv grillsüsi, aga neid asju on veel. Neid asju on ühelt poolt palju, aga ma võin neid ka praegu üles loetleda. Need tunduvad väga elementaarsed igapäevased esemed, et kõik väiksemate akudega elektroonikaseadmed, hambahari, e-sigaret, isegi tavalised patareid, mis me kasutame kuskil pultides, et nad ka omavahel kokkupuutes tekitavad keemilist reaktsiooni, mis tekitab süttimist. Et me räägime praegu patareidest akudest. On olemas õllised kaltsud. Õline kalts, isegi kui me räägime päevaõli, et päevalilleõli, et kui ta siis hakkab hõõrduma, tema ka võib süttida ju soojema temperatuuriga. Seega selliselt oleme me ise põhjustanud riski, mis võib halvemal juhul viia suurte jäätmejaamade tulekahjudeni. Päästed on samuti selliste tulekahjudega väga kursis. Kas just hooletus, kindlasti see mängib rolli, aga võib-olla ka lihtsalt tähelepanematus, et ega me ju eelda seda, et inimesed on pahatahtlikud ja seda meelega teevad, aga sellised asjad satuvad tihtipeale prügisse, jah. Meie soov on, et ei satuks. Kui need satuvad jäätmejaama, siis lõpuks meil on olnud ka juhuseid, kus jäätmejaamad ise süttivad, mõnes prügikuhjas on mingisugune patarei või asi, mis tegelikult sinna kuhja ei kuulu ja siis terve jäätmejaam läheb või kuhi seal läheb nagu sära küünal üles, et üldiselt see võiks jah niimoodi olla, et patareid ei viska niisama prügikasti või elektroonilist sigaretti või et nende jaoks on ikka eraldi kohad. Kõik sellised juhtumidega tekitavad probleeme prügiveos, samuti suurt lisakulu. Näiteks eelmisel aastal põles sellise süttimise tõttu maha terve prügiveoauto. Lõpuks peavad selle kõik kinni maksma prügi tekitajad.